Ma olen tõesti perearst ja olen vaktsineerimisest päris palju rääkinud ja ma katsun mitte liiga keeruliselt rääkida ja katsun kõik kõige põletavamad küsimused ära katta, et täna hommikuse seisuga on vaktsineerinud üle 800 000 inimese ennast Eestis ja 62% Eesti elanikest on saanud esimese koroonaviiruse vastase vaktsiini doosi. Et meeldetuletuseks, see viirus, millest me räägime, on SARS koroonaviirus 2 ja see haigus, mida see viirus tekitab, kannab nimetust COVID-19 ehk koroonaviiruse tekitatud haigus, mis ilmus 2019 aastal. See haigus, kui sellega kokku puutuda, võib peiteaeg ulatada 2 päevast kuni 2 nädalani. Tavaliselt kuskil 4-5 päeva on see aeg nakatumisest kuni haigusnähtude tekkimiseni. Ja kõige sagedasemad avaldused on tavalised hingamisteede haiguse nähud nagu palavik, köha, nohu ja väsimus ja selline üldine haige olemise tunne. Aga tänaseks me teame, et see haigus võib haarata absoluutselt kogu keha alates juuksejuurtest kuni talla alusteni välja. See võib tekitada valusid erinevates kehapiirkondades, peavalu on väga sage, rindkerevalu on väga sage, aga võib valutada liigesed, võivad valutada lihased, võivad valutada kõik kohad kehas. Lõhna- ja maitsetaju muutused on laialt teada. Kõhulahtisus on päris oluline, eriti vanemaealistel inimestel, kellel üldse see haigus võib avalduda esialgu väga-väga salakavalalt ja ebatüüpiliselt. Vanemad inimesed võivad lihtsalt jääda nõrgaks, ei tule mitu päeva voodist välja, sest on väsinud olla, jätavad söögikordi vahele, jätavad joogikordasid vahele ja sedasi vähehaaval kaob jõud ära. Kui seal kõrval on veel kõhulahtisus ka, siis need vanad inimesed võivad jääda niimoodi vedeliku puudusesse, et oma suurest väsimusest lihtsalt kodus kukuvad ja kui neid haiglasse viiakse, siis leitakse, et kõige selle taga tegelikult on üks koroonaviiruse haigus. Ja vanematel inimestel võib see haigus avalduda ka niiviisi, et nad lähevad segaseks. Lihtsam on siis, kui nad muutuvad rahutuks ja hakkavad segast juttu rääkima ja niimoodi nagu ebaadekvaatselt sekeldama, aga kui nad vastupidi jäävad vaikseks, sulguvad endasse, ei räägi ja midagi hallutsineerivad võib-olla, siis ongi raske nendel sellele haigusele jaole saada. Ja siin lihtsalt üks ülevaatlik pilt sellest, et tõesti see haigus võib rünnata kõiki elundeid meie kehas, võib tekitada südamekahjustust, südamelihase põletiku rütmihäireid, neerukahjustus väga sage, trombid erinevates keha veresoontes väga sage probleem, eriti haiglaravi vajavatel patsientidel, hormoonsüsteemi häired kõige sagedamini, veresuhkruprobleemid, võib diabeet esmakordselt tekkida ja olemasolev diabeet võib täiesti ettearvamatult käituma hakata ja kilpnäärmeprobleemid on ka üpriski sage. Et kõik organid, mis meil kehas on, võivad selle viiruse poolt pihta saada. Õnneks suurem osa koroonahaigeid põevad kodus, aga halb asi on see, et me ei tea, kes on need, kes põevad raskelt. Et seda, kui me oskaksime seda ette öelda, et sina satud intensiivi, sina saad kodus hakkama, sina vajad 5 päeva haiglast lisahapnikku, siis me alustaksime vaktsineerimist nendest, kes intensiivi vajavad ja tuleksime järjest alla nendega, kellel see haigus kergemini kulgeb. Aga me ei tea seda ette ja sellepärast peame vaktsineerima kõiki inimesi. Osad inimesed, kui põevad selle ägeda koroonaviiruse läbi, ei saa sellest nii kergesti lahti nagu tavalisest köhast ja nohust, vaid mõnedel jääb see haigus pikalt püsima. Ka nendel, kellel haigus on esialgu väga kergelt kulgenud, võivad need pikaajalised tervisekaebused tekkida või püsima jääda mitmeks kuuks. Ja ka need haiged, kes on haiglaravil olnud või intensiivravi vajanud, ei pruugi pärast ägeda faasi möödumist oma endist elu tagasi saada. Nendel on suurem risk, et südamekahjustus, neerukahjustus, diabeet, kõik need asjad, mis sai loetletud, hingamise raskused võivad tekkida või süveneda pärast seda, kui see haigus on ägedalt läbi põetud.
ja mis saab nendest haigetest 5 või 10 aasta pärast, seda me tegelikult ei tea. Meil on andmed esimese koroonaviiruse järgselt, mis oli umbes 2003 aastal. Ja seda esimest SARS-i põdenud inimestest ikkagi mõned siiamaani ei ole saanud tagasi oma endist elu, ei ole saanud oma endisele tööle minna, ei talu füüsilist pingutust nii hästi, kui nende vaimuses oleks normaalne, et mis nüüd selle uue koroonaga on, me ei tea. Ja pikk COVID diagnoositakse siis, kui koroonaviiruse põdemise kaebused püsivad rohkem kui 12 nädalat. Alla 12 nädala on täiesti normaalne COVIDit põdeda ja kui on 12 nädalat ehk siis 3 kuud ja pikemalt, siis me hakkame rääkima pikast COVIDist. Sellel ei ole väga kindlaid diagnoosimise kriteeriume, aga need kaebused kõige sagedamini on üldine koormustaluvuse langus. Väsimus võib olla nii tugev, et inimene jääbki ainult voodikeskseks. Väga oluline on mälukahjustus ja mõtlemise aeglustumine, mis eriti teeb murelikuks laste puhul. Nüüd on küsimus, eks ju, et koroonaviirus on mitu korda muteerunud ja tal on uued variandid. Ma võtsin need kõige olulisemad uued variandid ühte tabelisse kokku. Need tunnused, mis uut varianti ohtlikuks muudavad, on laias laastus 3. Esiteks nakkusohtlikum ehk kas ta levib kiiremini. Jah, kõik 4 olulist uut varianti levivad kiiremini kui originaalvariant, mis Hiinast tuli eelmisel aastal. Ja kõige kiirema levikuga on see delta variant, mis on kogu maailma praeguseks vallandanud ja mis on ka Eestis domineeriv. Teine küsimus, kas see uus variant võib tekitada raskemat haigust, kas ta tapab rohkem inimesi? Jah, suurem osa nendest on ohtlikumad, eriti jälle see delta variant, mis meil Eestis domineerib, see tõesti tapab rohkem inimesi ja tekitab raskemat haigust. Ja 3. muret tekitav küsimus on see, et kui meil on inimene, kes on varem COVIDit põdenud või kes on vaktsineeritud, kas uus variant sellest olemasolevast kaitsest suudab läbi murda ehk siis nakatumist uuesti tekitada. Siin on nii ja naa, et mitmed need uued variandid suudavad uuesti nakatada neid, kes on varem COVIDit põdenud. Kõige halvem selle mõttes on see Lõuna-Aafrika Vabariigi variant, aga õnneks tema ei ole levikupotentsiaalilt nii äge. Delta natukene suudab läbi murda, aga kõikide variantide puhul on see, et vaktsineeritud inimesed on laias laastus ikkagi kaitstud raskete ja surmaga lõppevate haigusjuhtude eest. See on väga oluline. Ja mis veel on väga oluline, on see, et tegelikult kõik need 4 peamist uut varianti on tekkinud 2020. aastal. Tänavune aasta hakkab lõppema ja aasta jooksul ei ole ühtegi uut hirmsat varianti tekkinud. Jah, räägitakse delta variandi uuest versioonist AY4.2, aga see on delta natukene nagu ütleme mingi onupoeg või natukene sellest muutunud. Ta on kuskil 10% kiirema levikuga kui delta ise, aga ta on väga sarnane siiski, et nagu päris sellist pööret ei suuda teha, nagu delta on siiamaani teinud. Ja mida me tegelikult ka näeme oma igapäevatöös, nii perearstid kui ka haiglaarstid, on see, et COVIDi haigus on muutunud agressiivsemaks, kui ta alguses oli. Siin on Eesti andmed professor Krista Fischeri tehtud, et siin on niiviisi, et heledate värvidega on märgitud tänavu aasta esimesed kuud ja tumedate värvidega tänavu aasta viimased kuud ja vanusegrupiti, kui palju inimesed vajavad haiglaravi. Et siin, kui vaadata näiteks 80-aastaseid, siis tänavu aasta alguses umbes natukene üle 3% haigestunutest vajasid haiglaravi ja sügiseks üle poolte. Need on vaktsineerimata üle 80-aastased ja kui palju nemad haiglaravi vajavad. Või näiteks, kui vaatame 60-aastaste vanusegruppi, aasta alguses iga 10. nakatunu ja aasta lõpuks iga 5. nakatunu tegelikult, kes on vaktsineerimata, juba vajavad haiglaravi. Ehk siis aasta jooksul see haigus võtab noori inimesi rohkem, noored satuvad raskemas seisus
ja vanemad järjest rohkem vajavad haiglaravi. Nii. Õnneks meil on võimalik selle haiguse eest end kaitsta. Vaktsineerimine on maailmas väga oluline ja see on tõenäoliselt üks 3 kõige tähtsamast saavutusest meditsiinis. Vaktsineerimist kasutatakse eranditult ainult väga ohtlike haiguste puhul. Kas sellised haigused, mis põhjustavad puuet või surma või sellised, mis põhjustavad järglastele tõsiseid tervisekahjustusi. Lihtsate nohu, mis kestab 3 päeva, pole mõtet hakata vaeva nägema, et vaktsiini välja töötada, kui see haigus pole ise ohtlik. Ja vaktsineerimise põhimõte on see, et haigustekitajad õpetatakse immuunsüsteemile niiviisi juba tundma õppima, et ei oleks see kehale ohtlik. Et selleks ajaks, kui selle ohtliku haigustekitajaga juba keha kohtub, on see juba tuttav. Aha, sind ma tunnen, sinule teeme kohe 1-0. Et see on see vaktsineerimise põhimõte. Hästi palju räägitakse antikehadest. Ja siit ma natukene tuletan meelde, mis need antikehad täpselt on. Et antikehad on ühed väga kavalalt kokku pandud valgud. Nad on nagu laias laastus nagu Y-tähe kujulised. Nüüd need Y-i 2 lühikest otsa suudavad ära tunda ühte konkreetset valku, mille äratundmiseks nad on välja töötatud. Sedasi näiteks, kui koroonaviiruse ogavalgu vastu tehtud antikehad kohtuvad ogavalguga, ehk siis kohtuvad koroonaviirusega, siis nad seovad ennast selle ogavalgu külge kõvasti kinni ja sedasi on võimalik mitu koroonaviiruse osakest omavahel kokku kleepida. Nüüd jääb vabaks see Y-tähe üks pikem saba ja see aktiveerub ja annab signaali immuunsüsteemi rakkudele, et tulge kiiresti siia, siin on midagi tähtsat, mis on vaja kas ära lõhkuda või ära süüa, oleneb millised rakud esimestena kohale jõuavad. Ehk siis seob haigustekitajad omavahel kokku ja kutsub teised immuunsüsteemi osad, et hakkake siin nüüd tööle. Nüüd koroonaviirusel on pinna peal need punased väljaulatuvad on ogavalgud, aga see ümmarpallikene sisaldab veel teistsuguseid valkusid ja nende kõikide vastu võivad nakkuse käigus tekkida antikehad. Ehk siis nakkuse ajal tekib väga palju erinevaid antikehasid. Aga meid huvitavad just need ogavalgu vastased antikehad. Vaktsiinide sees, kõikide sees on ainult õpetus ogavalgu vastaste antikehade tekitamiseks. Ja see on oluline sellepärast, et siin nüüd see hall pallikene on koroonaviirus ja roosa suurem pallikene on inimese rakk. Normaalsel puhul, kui tekib nakkus, siis koroonaviiruse pinna ogavalk seob ennast kinni inimese raku pinnal oleva valguga, see nimi on AK2 retseptor. Need 2 valku seovad omavahel kokku, koroonaviirus läheb inimese rakku sisse ja hakkab meid haigeks tegema. Kui ogavalgud on antikehade poolt kinni seotud, siis ei saa koroonaviirus ennast inimese raku külge siduda, ei saa inimese rakku sisse ja ei saa meid haigeks teha. See on põhjus, miks vaktsiinide sisse on pandud ainult ogavalk, sest kui need teised valgud on kinni seotud, aga ogavalk on vaba, siis see viirus saab ikkagi inimese rakku sisse ja saab hakata meid haigeks tegema. Nii. Nüüd, kui natukene täpsemalt vaktsiinidest rääkida, siis see on üks soomlaste pilt selle kohta, mis on vaktsiini sees. See on konkreetselt Pfizeri vaktsiini näitel tehtud. Ehk siis vaktsiini sees on väike jupp mRNA-d, mis sisaldab seda õpetust, kuidas ogavalku toota. mRNA lammutab keha väga kiiresti. Ja selleks, et see jõuaks üldse rakkude sisse oma tööd tegema, selle jaoks on mRNA pakitud väikese rasvatilga sisse. Nii et vaktsiini sees on natukene rasva, väga väike kogus. Siis on seal erinevad soolad, et see vaktsiini happelisus oleks õige, et see rasvatilk seal ei hakkaks lagunema. Siis on seal täiesti tavalist lauasuhkrut,
sest et vaktsiini hoitakse ultrakülmadel temperatuuridel ja selleks, et see vaktsiin katki ei läheks kristalliseerudes, need suhkrud seda aitavad. Ja siis on seal vett, et kõik see asi oleks ilusti süstitav ja kogu lugu. Et vaktsiinide sees ei ole mingeid hirmsaid asju ja koroonaviiruse vaktsiinid on hästi puhtad. Sarnased lühikesed loetelud on ka teiste Eestis kasutatavate vaktsiinide kohta. Ja meil on praegu Eestis kasutusel 3 vaktsiini. Nendest 2, Pfizer ja Moderna vaktsiinid on omavahel väga-väga sarnased. Nad on mõlemad need mRNA põhised. Nad on mõlemad 2 süstist koosnevad. Pfizeri oma teeme 6 nädala ja Moderna oma 4 nädala vahega. Ja mõlemad tekitavad väga tõhusa kaitse koroonaviiruse vastu. Lisaks on meil kasutusel Jansseni vaktsiin, mis on ühedoosiline ja mis tekitab natuke nõrgema kaitse. Me saame vaktsineerimisega väga hea kaitse koroonaviiruse vastu, siis mis need riskid on? Vaktsineerimise kõrvaltoimed ei ole sugugi haruldased, neid näevad kõik inimesed, kes vaktsineerimisega tegelevad, aga need on väga hästi teada. Süstekoha reaktsioonid nagu süstekoha valu, punetus, turse ja üldised reaktsioonid nagu palavik, külmavärinad, üldine haige enesetunne, nõrkus ja need kestavad 1, 2, 3 päeva tavaliselt. mRNA vaktsiinide kõrvaltoimed tekivad rohkem pärast teist doosi ja neid tekib noorematel inimestel rohkem kui vanemaealistel. Et vanemaealised on siin nagu 2-kordse võiduga, nad on ju koroonaviiruse raskest kulust rohkem ohustatud, nad saavad vaktsineerimisega väga hea kaitse ja sinna kõrvale nad saavad tegelikult kõrvaltoimeid vähem. Ja üks haruldane ja tõsine kõrvaltoime, mis kõikide vaktsineerimistega võib tekkida, on anafülaksia, mida me kõik alati kardame. Ja see on ka põhjus, miks pärast vaktsineerimist peab jääma vaktsineerimiskohta jälgimisele 15 minutiks, sest kui anafülaksia ehk see eluohtlik allergiline reaktsioon tekib, siis seda on võimalik kiiresti esmaabiga täielikult ravida ja see ei jäta mingit püsivat tervisekahjustust. Ja siin lihtsalt võetud ravimi uuringust välja, minu arust oli see Pfizeri uuringust, et kui palju tegelikult tekib neid kõrvaltoimeid. Siin on eraldi võetud nooremad alla 55 ja vanemad üle 55 aastased. On näha, et neid tekib rohkem kui igal 10. tekib vajadus palavikurohtu võtta. Süstekoha valulikkus tekib isegi 8 inimesel 10 ehk siis peaaegu kõikidel. Meil on tõesti mõned inimesed, kes ütlevad, et mitte midagi ei saanud aru, et kas te süstisite mulle vett. Ei, me vett kellelegi ei süsti, aga on täiesti võimalik, et neid kõrvaltoimeid ei teki, aga kaitse süstist tekib ikkagi. See on ükskõik, kas palavik ja süstekoha valu tekkis või mitte, kaitse saab ikka. Nüüd on juttu olnud sellest, et mRNA põhised vaktsiinid võivad noortel meestel tekitada südamelihase põletikku. See tuli välja niiviisi, et me kõik, kes vaktsineerimisega tegeleme, mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas, saadame kõik asjad, mis juhtuvad pärast vaktsineerimist oma kohalikku ravimiametisse ja need andmed kogutakse kokku ja neid analüüsitakse. Ja sedasi leiti, et jah, tõesti, mRNA põhised vaktsiinid võivad noortel meestel südamelihase põletikku tekitada. See südamelihase põletik on enamjaolt kerge, see kestab tavaliselt vähem kui nädala. Suur osa nendest poistest ja meestest ei vaja isegi haiglaravi, nad saavad kodus sellega hakkama, võtavad mõned päevad ibuprofeeni, mis on põletikuvastane ja rindkerevalu võtab vähemaks ja saavad sellega kodus hakkama. Ja siin on võetud Ameerika andmete põhjal välja pandud siia paremale punasega märgitud, kui palju tekib südamelihase põletikku pärast vaktsineerimist
ja teisele poole sinisega märgitud, kui palju sama vanusega inimesed vajavad koroonaviiruse tõttu haiglaravi. Ja on näha, et see kasude ja kahjude suhe on kõikides vanusegruppides, ka noortel selgelt sinnapoole kaldu, et vaktsineerimisega saadav kasu on palju suurem kui koroonaviiruse põdemisega tekkivad võimalikud riskid. Nüüd südamelihase põletikku võib tekitada ka koroona enda põdemine ja sellisel juhul ei ole tegemist lihtsa mõne päevaga ise mööduva südamelihase põletikuga, vaid koroonaviiruse südamelihase põletik võib olla väga agressiivne, võib olla intensiivi viiv, et vajab patsient intensiivravi, võib olla surmaga lõppev ja võib jätta püsiva südamelihase kahjustuse. Ja seda mingil põhjusel tekib ka rohkem noortel meestel. Ehk siis jah, vaktsiinidel on kõrvaltoimed, aga vaktsiinide kõrvaltoimed ei ole nii hirmsad, kui on see koroonahaigus ise. Veel üks väga kuum teema, mis praegu on õhus, on see, et kas vaktsineeritud inimesed levitavad koroonat ja kas nad levitavad seda sama palju kui vaktsineerimata inimesed. Siin on nüüd niiviisi, et on võrreldud neid nakatunuid, kes on koroona endale saanud. Rohelisega on märgitud vaktsineerimata inimesed ja lillaga on märgitud vaktsineeritud inimesed. Ma vaatan korra, kas ma saan seda hiirt näidata. See hiir tekkis teile nähtavale või? Jaa, hiir tekkis nähtavale. Okei. Ühesõnaga, esimeses võrdluses on vaadatud, kui palju viiruse osakesi tekib ülemistesse hingamisteedesse nakkuse korral. Ja mida kõrgem siin on see täpp, seda rohkem viiruse osakesi on hingamisteedes. Ja me näeme, et vaktsineerimata ja vaktsineeritud inimestel tõesti nakatumise korral hingamisteedes on viirust ühepalju. Teisel graafikul on näidatud, kui pikk on peiteaeg ehk siis nakatumisest kuni haigusnähtude avaldumiseni, kui pikk aeg mööda läheb. Ja see on ka üpriski sarnane kuskil 3,5 päeva nii vaktsineerimata või vaktsineeritud inimestel. Järgmiseks on võrreldud, kui mitme päeva jooksul saab immuunsüsteem viirusest jagu. Siin on küll näha, et see on selgelt erinev. Vaktsineerimata inimestel ligi 8 päeva ja vaktsineeritud inimestel kuskil natukene üle 5 päeva. Ehk siis vaktsineeritud inimesed tegelikult evitavad seda viirust lühemat aega kui vaktsineerimata inimesed. Ja kui tekib haigestumine, kui pikalt inimesed haiged on, ehk siis kui kaua kestavad haiguse sümptomid, vaktsineerimata inimesed on haiged kuskil 11 päeva ja vaktsineerimata inimesed on haiged kuskil 8 päeva. Ehk siis jah, siit me saame teada, et vaktsineeritud inimesed tõesti nende hingamisteedes seda viirust on väga palju, sama palju kui vaktsineerimata inimestel, aga nende immuunsüsteem saab sellest viirusest kiiremini jagu ja nad levitavad lühemat aega. Ja päriselu uuring sellest, kus vaadati vaktsineeritud ja vaktsineerimata nakatunuid ja nende vaktsineeritud ja vaktsineerimata pereliikmeid, ehk siis nakkuse korral, kui palju nakatatakse oma pereliikmeid. Ja siin on näha, et kui on vaktsineerimata nakatunu ja tema vaktsineerimata pereliikmed, siis pereringis see nakkus antakse edasi enam-vähem igale 5. inimesele. Ja kui on täielikult vaktsineeritud inimene, siis tema oma vaktsineerimata pereliikmetele annab nakkuse edasi umbes igale 10. Ehk siis see on peaaegu 2-kordne vahe. Päriselu andmed kinnitavad, et vaktsineeritud inimesed tegelikult levitavad seda viirust vähem. Deltaga on võimalik see tõesti, et levitavad, kui tekib nakatumine. Nakatumist tekib ka vähem, aga levitavad ka vähem. Nii, nüüd see sügis on meid pannud päris keerulisse olukorda, sest et järjest rohkem vaktsineeritud inimesi nakatub koroonaviirusega. Vaatame seda poolt ka.
et eelmise aasta andmed ju andsid, või see mitte eelmise aasta, vabandust, tänavu aasta kevade andmed andsid suurepärased näited sellest, kui hästi need vaktsiinid töötavad. Need on jälle Eesti andmed, et kui eelmisel aastal vaktsiine veel ei olnud, siis haiglaravi vajanud patsientidest iga 5 oli pärit hooldekodust. Ja kui me vaktsineerimist alustasime, siis ju esialgu me tegime seda meditsiinitöötajatele ja hooldekodude elanikele. Ja kui hooldekodude elanikud olid vaktsineeritud, siis haiglaravi vajanud inimestest ainult 1% oli hooldekodudest. Et see näitab, et vaktsineerimine annab väga-väga hea kaitse ka nendele, kes on need nõrgemad, haigusele kõige vastuvõtlikumad, kõige haavatavamad inimesed, et ka nemad saavad vaktsineerimisest väga hea kaitse. Aga läks aeg edasi ja tekkis 2 väga halba asja korraga. Et esiteks vaktsineerimisega saadav kaitseajapikku väheneb natukene ja teiseks tuli meile see delta variant, mis levib kiiremini ja on agressiivsem. Et siin on näha nüüd sinisega enne deltat ja punasega delta variandi ajal, siis kuidas see vaktsineerimine kaitseb või põdemine. Et sinisega on näha, et nii Pfizeri vaktsiiniga kui ka AstraZeneca vaktsiiniga kui ka läbipõdemisega saadud immuunsus on päris hea ja kui tuli delta, siis nii Pfizeri kui AstraZeneca kui põdemisega saadud kaitse automaatselt on kohe väiksem, sest see delta lihtsalt on nii nakkav, et ta võib nakatada ka neid, kellel on juba varasemast kaitse. Ja siin on ka, ütleme, näha delta ajastul, kui on ilusasti vaktsineeritud inimene, siis kuidas see kaitse vastu peab, esialgu siiski kaitse nakatumise eest, vabandust, see on haiglaravi eest, tumesinisega haiglaravi ja helesinisega lihtsalt nakatamine. See kaitse on, aga ta pole enam sugugi ideaalne, nii nagu ta oli enne delta tulekut. Või üks ameeriklaste uuring sellest, kuidas kaitse ajapikku langeb. See ülemine oranžiga on Moderna vaktsiin, mis annab kõige kõvema kaitse ja see kaitse ajapikku langeb kõige aeglasemalt. Halliga on Pfizeri vaktsiin, mis annab väga-väga hea kaitse ja kaitse langeb, tundub, et natuke kiiremini kui Modernaga. Ja sinisega on Jansseni või Johnson & Johnsoni vaktsiin, mille esialgne kaitse pole nii hea ja see kaitse efektiivsus langeb päris kiiresti. Et kes on Jansseni vaktsiiniga vaktsineeritud, kui teil on 5 kuud möödas, väga soovitan 1 vaktsiinidoos veel teha. Soovitatavalt mRNA vaktsiiniga, ta annab väga hea ilusa selle kaitse taastumise ja õigemini saab veel tugevama kui esialgu oli. Või siin sarnased näited, kuidas vaktsineerimine üle 65-aastaseid kaitseb haiglaravi eest. Sinisega on Pfizeri vaktsiin ja punasega on AstraZeneca vaktsiin. Ja on näha, et ajapikku kaitse väheneb, AstraZeneca natuke kiiremini, aga siiski püsib päris hea. Keskmisel graafikul näha üle 65-aastased, kellel on juba mingi väga tõsine haigus, on nendel kas immuunpuudulikkus või kasvajad või mis iganes, miks nad ei saa nii head kaitset või miks nad on ka koroonaviiruse eest rohkem ohustatud. Ja on näha, et tegelikult nende tõsiste haiguste olemasolu korral kaitse küll esialgu tekib väga hea, aga väheneb kiiremini. Ja siin on kõik üle 65-aastased kaitse surmade eest. Näha, et Pfizeri vaktsiiniga väheneb aeglaselt, AstraZeneca väheneb kiiremini. Kuigi siiski püsib julgelt üle 50% see kaitse kõikidel juhtudel. Või siin on Iisraeli andmed. Siin on vaadatud, kuidas vaktsineeritud, kes on jaanuaris, veebruaris, märtsis, aprillis ja neid inimesi siis hinnati juulis.
ehk siis kuskil 3-4-5 kuud pärast vaktsineerimist ja on vaadatud koroonanakkusi, on näha kohe, et kaitse nakatumise eest on jaanuaris vaktsineeritud väiksem. Sümptomitega haigestumise eest samamoodi on näha, et mida pikem aeg vaktsineerimisest möödas, seda väiksem see kaitse on. Aga samas kaitse haiglaravi vajavate juhtude eest ja raske koroona eest ikkagi tegelikult püsib päris ilusasti. Ehk siis neid läbimurdenakkusi järjest rohkem me näeme, aga haiglaravi vajadus vaktsineeritutel on siiski selgelt vähem. Ja seda kinnitavad Eesti enda andmed ka. Siin on praegu Eestis nakatumiste kõverad. On näha, et see on täiesti erinev. Võtame siit kevadest hakkame pihta. Punasega on märgitud need, kes on vaktsineerimata ja kevadel oli nende hulgas väga hull nakatumine. Ja rohelisega on need, kes on täielikult vaktsineeritud. Kevadel oli ka nende hulgas läbimurdenakkusi, aga neid oli suhteliselt vähe. Ja kõige vähem oli neid, kes olid haigust põdenud, kes said korduva nakatumise. Nüüd suvel meil ju peaaegu, et COVIDit ei olnudki ja kõikide hulgas on see vähem. Ja nüüd, kui tuleb sügis, on näha, et kõige kõrgem nakatumine on vaktsineerimata inimeste hulgas, siis teisel kohal on täielikult vaktsineeritud inimesed, aga see on praktiliselt kahekordne erinevus, et need inimesed on ikkagi vaktsiinid kaitsevad ka nakatumise eest. Siis väikese kõvera annab need, kes on põdenud varem läbi ja kes on teist korda nakatunud. Ja see väike lillajoon siin on see, kes on koroonat juba põdenud, kes on vaktsineeritud ja kes ikka veel saavad teise nakkuse. Neid inimesi on Eestis praegu suurusjärgus 150. Ehk siis see koroonaviirus on üks maru kaval, aga vaktsineerimine siiski nakatumise eest kaitseb. Ja kui me võrdleme nakatumist ja haiglaravi vajadust, siis siin on noorematel inimestel näha, et punasega on vaktsineerimata ja rohelisega on vaktsineeritud. Nakatumine on selgelt erinev ja haiglaravi vajadus on selgelt erinev. Üle 60-aastaste hulgas nakatumiste kõver juba peaaegu sama sammu nagu vaktsineerimata inimestel, aga haiglaravi vajadus on siiski täiesti erinev. Ehk siis ka Eesti andmed näitavad seda, et vaktsineeritud inimesed on raske COVIDi eest paremini kaitstud. Nii. Ja kui me nüüd teame, et ajapikku immuunsus väheneb ja delta on agressiivsem kui varem oli koroonaviirus, siis tõesti me neid kolmandaid doose juba päris aktiivselt teeme. Ma vist jätan selle immuunsüsteemi jutu natukene vahele. Ja lähme kohe andmete juurde. Need on Iisraeli andmed tänavu suvest. Siin on näha, alati siin algab see juba suvest pihta, eks ju. Et kuidas esialgu oli nendel viirust väga-väga vähe, ei olnud vaktsineerimata inimeste ega kellegi muu hulgas. Ja suvest hakkas delta nende domineerima ja hakkas nakatumine tõusma, siin see punasega joon, vaktsineerimata inimeste hulgas. Ja hakkas järgnema nakatumine ka vaktsineeritud inimeste hulgas. Ja nemad kiiresti reageerisid ja hakkasid tegema esimesena vaktsineeritud inimestele kolmandaid doose ja sinisega on see näha, et kolmanda doosi saanud inimeste hulgas nakatumine kiirelt hakkas vähenema. Ehk siis need kolmandad doosid suudavad selle kaitse väga ilusasti taastada. Ja Inglismaalt samasugused andmed. Ehk siis tänavu sügisel nakatumised kõige kõrgemad vaktsineerimata inimeste hulgas, järgnevad 2 doosiga vaktsineeritud ja kes on 3 doosiga, nende hulgas väga kiiresti nakatumine on vähenenud. Rasked haiglaravi vajavad juhud domineerivalt vaktsineerimata inimeste hulgas on mõned vaktsineeritud 2 doosiga, kes haiglaravi vajavad, 3 doosiga praktiliselt pole. Ja surmad täpselt sama domineerivad vaktsineerimata inimesed ja kolmandad doosid hoiavad surmajuhud päris tõhusalt eemal.
Nii, ja kui me teame nüüd, et neid inimesi, kes on 2 doosiga vaktsineeritud, nendel on oma aeg, millal 3. doos saada. Aga kuidas on nendega, kes on koroonat varem põdenud? Põdenutel immuunsus ajapikku langeb. Siin graafikul iga täpp, mis on märgitud, näitab antikehade taset ühel konkreetsel inimesel, kes on koroonat põdenud. Ja see oranžiga joon näitab seda piiri, millest alates loetakse, et antikehad on olemas. Ehk siis põdemisega tekib inimestel väga-väga erinev kogus antikehasid ja mõnel antikehasid koroonaviiruse vastu tegelikult ei tekigi põdemisega. Tekib üks erinev kogus ja ajapikku antikehade tase hakkab langema ja ajapikku mõnedel langeb allapoole niiviisi, et need antikehad praktiliselt kaovad ära. Ehk siis see immuunkaitse langus tekib ka põdemisega, mitte ainult vaktsineeritutel. Ja kui võrrelda antikehade taset, siis ühe vaktsiinidoosiga saab väga esialgse antikehade taseme. Põdemisega saab keskmiselt natuke rohkem, aga siiski väga-väga erinev, see on lai skaala ja mõnedel ei teki antikehi. 2 vaktsiinidoosiga tekib juba üks ühtlane kõrge antikehade tase. Kõige kõrgem, väga kõrge ja väga ühtlane antikehade tase tekib nendel, kes on põdenud pluss 1 korra vaktsineeritud või tegelikult ka nendel, kes on 1 vaktsiinidoosi saanud ja siis nakatunud. See ei ole nüüd reklaam, et nakatuge kõik ja saate hea kaitse. Me ei tea, kuidas see koroonaviiruse nakkus kellelgi läheb, aga ka vaktsineeritud inimesed, kui nad saavad 1 vaktsiinidoosi, nad hüppavad siit graafikult, kus on väga varieeruv antikehade tase, siia, kus on väga kõrge ühtlane antikehade tase. Või siis samasugune võrdlus, sinisega on enne vaktsineerimist ja punasega on pärast vaktsineerimist. Nendel, kes ei ole koroonaviirust põdenud, alguses pole üldse antikehi ja pärast vaktsineerimist nad saavad ilusa üpris kõrge ja üpris ühtlase kaitse. Nendel, kes on põdenud, väga-väga varieeruv see immuunvastus. Ja kui neid inimesi 1 vaktsiinidoosiga vaktsineerida, saavad nad väga ilusa kõrge ja ühtse kaitse. Ja siin on võrreldud veel immuunsuse langust nendel, kes on vaktsineeritud ja siis sinisega on need, kes on põdenud ja vaktsineeritud, kollasega on need, kes on ainult vaktsineeritud. Ja näha, et aja jooksul see immuunsuse langus tekib mõlemas grupis. Need, kes on põdenud ja vaktsineeritud, alustavad kõrgema antikehade tasemega ja see langus on aeglasem, aga siiski langus tekib mõlemas grupis. Nii. Ja kuna meid ootab ees ka gripihooaeg ja me üldse ei tea, mida sellest arvata, siis ma panin siia 2 sõna selle kohta. Siin on nüüd Rootsi Terviseameti andmed erinevate aastate gripilainete kohta. Kollasega 2017-18, lillaga 2018-19, rohelisega 2019-20. No ühesõnaga, enne koroonat olid gripilained üpris sarnased, algasid enam-vähem novembris ja lõppesid seal kevadel, eks ju. Siis mustaga see koroona aasta, kus olid kõik ühiskonnad praktiliselt kinni ja kõik kandsid maske ja hoidsid distantsi ja gripp ei saanud levida. Ja punasega, mis nüüd tänavu sügisel toimub, on see, et gripijuhud on neil tavalisest varem kohal ja see tõus tundub üpriski järsk. Ehk me ei tea, mida oodata, aga see on mõnevõrra alarmeeriv, et kas tuleb hull gripihooaeg või ei tule. Tänaseks on uuritud seda, kas COVID-i vaktsiine tohib teha samal ajal koos gripivaktsiiniga ja õnneks on leitud, et pole mingit vahet, kas need 2 süsti teha ühel ja samal päeval või teha esialgu 1 ja mõne nädala pärast teine. Kaitse tekib täpselt samasugune ja kõrvaltoimed ka hullemad ei ole. Et ma ise lasin samamoodi 3. COVID-i doosi ühte kätte ja gripivaktsiini teise kätte. Mõlemad käed olid haiged
Covidi käsi natuke rohkem ja nagu mitte midagi erilist ei tekkinud, täiesti nagu tavaline vaktsineerimine. Ja on juba välja töötamisel ka vaktsiinid, mis kaitseksid korraga gripi ja Covidi vastu. Millal need päriselt kasutusele jõuavad, ma ei oska ennustada, aga sellega juba tehakse tööd. Ja olengi lõpuni jõudnud, ehk siis Covid on täiesti ettearvamatu, väga salakaval ja eluohtlik haigus ja kes oma elu selle haiguse kätte ei jäta, me päris kindlalt ei tea, mis nende haigestunutega tulevikus saab. See haigus on aja jooksul muutunud kurjemaks ja nakkavamaks, aga tänavu aastal ei ole uusi ohtlikke variante tekkinud, mis annab natukene lootust. Vaktsineerimine ikkagi Covidi eest kaitseb, vaktsineeritud inimesed nakatuvad vähem, põevad kergemalt, levitavad viirust vähem ja lühemat aega. Ja need, kes on Covidit põdenud, võiksid saada ühe vaktsiinidoosi, et saada väga hea kaitse. Vaktsineerimine on tõhus ja vaktsineerimine on tegelikult palju ohutum kui Covidi põdemine. Kaitse vaktsineerimisest ja põdemisest ajapikku väheneb, aga püsib päris hea kaitse ikkagi haiglaravi vajavate ja surmaga lõppevate koroonajuhtude eest. Et seda kaitset uuesti aktiivsena hoida, on kolmandad doosid vajalikud. Kui kaua kolmanda doosi järgselt saadud kaitse püsib, me praegu ei tea, aga ilmselt Iisraelist saame ajapikku teada. Ja gripi vastu vaktsineerimine on tugevalt soovituslik. Tänavu esimest korda Eestis üle 65-aastased inimesed saavad riigi kulul vaktsineerida. Nii et küsige oma perearstikeskusest, kui te veel ei ole vaktsineeritud. Tohib teha koroonavaktsiini ja gripivaktsiini koos, võib teha eraldi, kuidas ise soovite. Nii, aitäh, et kuulasite. Aitäh, Piret, selle väga kompaktse, selge ja ülevaatliku info eest, mis sa olid kokku pannud seoses vaktsineerimise teemaga. Ja tõesti ka tunnustus sulle selle eest, et sa väga ilusasti ajas püsisid, et kell on 13.32 minu kella järgi. Aga enne veel, kui me sellele teemale joone alla tõmbame, et ma näen, et chatis tuli üks küsimus Merle Haruojalt, kes küsib, et milline on viimane seisukoht, millal alla 12-aastaseid lapsi saab vaktsineerida Eestis? Ahah, ma arvan, et see tuleb tõenäoliselt järgmise aasta alguses, kui Euroopa Ravimiamet selle heaks kiidab. Ameerikas, Kanadas, mitmel pool maailmas seda juba tehakse. On vaktsineeritud, kas äkki oli 2 miljonit 5–11 aasta vanust last. Ei ole kuulda olnud südamelihase põletiku juhtudest ja ei ole kuulda olnud ka midagi muud paha. Et tundub, et laste vaktsineerimine praegu läheb hästi, aga Eestis arvatavasti järgmisest aastast. Aitäh ja ma näen, et ka Liia on esitanud chati ühe küsimuse, et kas 3. doosi puhul on vajalik antikehade test? Ei ole, sest meil ei ole ühte sellist numbrit antikehadel, millega me ütleme, et nüüd on kaitse või nüüd üldse ei ole kaitset. Et on selge, kui antikehi üldse pole, siis kaitset pole ja kui antikehad on nii kõrgel, et labor ei suuda seda numbrit välja öelda, et on nii palju, et ei saa kokku loetud, siis on ilmselt väga hea kaitse. Aga kõik, mis jääb sinna vahepeale, meil ei ole väga head seda viisi, kuidas öelda, et jah, sinule teeme, sinule ei tee. Kuskil maailmas seda antikehade määramist ei kasutata. Igal pool on nii, et kellel on aeg käes, see saab 3. süsti. Selge. Ma vaatan, et küsimusi tuleb siin omajagu, et enne kui lähme chatis järgmise küsimuse juurde, et siis näen, et Lailil on käsi püsti, et Laili, saad oma küsimuse nüüd praegu ära küsida. Ma tahtsin laste kohta küsida, et kui laps teeb koolis
tavalise testija näitab näiteks ei ole Covidit ja siis ta teeb PRC-st järgmine päev, et on, kas nii saab olla? Nii saab olla küll, sest et see kiirtest, mida lapsed teevad, see leiab üles ainult selle hetke, kui viirust on ülemistes hingamisteedes hästi palju. Need on mõned päevad, kus see viirus on kõige nakkusohtlikum ja sellel ajal tehtud kiirtest näitab positiivset. See PCR-test hakkab näitama juba siis, kui viirus hingamisteedes alles paljuneb ja pole veel haigestumist tekkinud ja ta võib jääda jääkpositiivset näitama ju 3 kuud pärast põdemist, et see, kus on viirus ära tapetud, juba kokku kleebitud omavahel, aga pole veel jõudnud immuunsüsteem seda ära koristada, sellist surnud nii-öelda viirust PCR-test võib üles leida, et PCR-test on palju tundlikum, kiirtest näitab ainult positiivselt need mõned päevad kõige nakkusohtlikumat aega. Kas lapsed peavad ka, kui ta on 15 aastat vana, näiteks 12–15, et siis kas peavad ka tõhustusdoose hakkama tegema? Selle kohta praegu ei ole infot, sest et lapsi hakati vaktsineerima hiljem ja nendel ei ole jõudnud see kaitselangus veel tekkida. Hoiame pingsalt silma peal Iisraeli ja Ameerika andmetel ja vaatame, mis toimuma hakkab. Ja, aitäh. Aitäh. Aitäh Lailile küsimuse eest ja võtame veel viimase küsimuse chatist ja siis saame sellele teemale joone alla tõmmata tänaseks. Et Tarmo on tundnud huvi, et kas COVID-i vaktsiini võib teha muu vaktsiiniga koos näiteks hepatiidi vastu? Ja, võib küll. Et kõik inaktiveeritud vaktsiinid võib julgelt teha ühel päeval. See on isegi natukene võib-olla naljakas, et kui on kuni 4, siis iga vaktsiin eraldi jäsemesse, üks käsi, teine käsi, üks reis, teine reis. Ja kui on 5 või rohkem, siis tohib teha ka juba samasse jäsemesse, peab 2 sõrme vahe olema erinevatel süstide vahel. Et meil on väga harva sellist asja tõesti vaja läinud, kes näiteks lähevad, kes on nagu ütleme, need titevaktsiinid on tegemata ja siis nüüd teismelisena lähevad kuhugi Ameerikasse välisüliõpilaseks või midagi ja peavad kiiresti saama tagantjärele kõik süstid tehtud, siis tõesti et COVID-i vaktsiin ka ei erine selles mõttes, et neid tohib teha päris palju erinevaid koos. Ja immuunsüsteem saab sellega ilusasti hakkama. Aitäh, Piret, selle vastuse eest. Et Piret, tõmmates teemale joone alla, et kordaksid võib-olla veel üle need infoallikad, et kui meie tänastel infopäeval osalejatel ja ka neil, kes seda tänast infopäeva järgi vaatavad, et kel tekib veel täiendavaid küsimusi või selliseid murekohti seoses selle teemaga, et mis on need allikad, kus saab kõige sellist operatiivsemat infot vaktsineerimise teema kohta? Vaktsineerimise teema kohta kõige tähtsam lehekülg on vaktsineeri.ee. Et seal on päris palju infot, seal seda infot regulaarselt kaasajastatakse, et see oleks esimene koht, kust vaadata.